Emme, kas jõuluaeg on lähedal, küsib väike Juku. Päris lähedal, pojuke, vastab ema. Aga miks sa seda küsid? Sellepärast, et ma pean ju teadma, millal oleks paras aeg heaks lapseks hakata. Uhtna kooli õpilased seda küsima ei pea. Nemad valmistusid juba varakult jõuludeks. Õppisid selgeks laulud ja tantsud, harjutasid hoolega pillimängu ning lavastasid etenduse. Kõige parem jõulukingitus. Etendus räägib sõprusest ja üksteise hoolimisest. Suvehakul said jänesega sõpradeks. Ega jänes seda täpselt isegi teadnud, kuidas see juhtus. Aga ühel päeval sattusid nad metsas kokku, jäid pisut pikemalt juttu ajama ja olid sellest ajast peale lahutamatud. Nüüd ei pea ma enam midagi kartma. Mul on nii suur ja tugev sõber. Ma ei ole enam kunagi üksi. Iga päev kõndisid nad mööda päikselisi metsaradu, jahedaid ojaääri, utisid allikaäärde ja vaatasid, kuidas suvest sai aega mööda sügis. Ühel päeval muutus jänes nukruks. Mets oli juba päris sügisene ja nägi kõle välja. Päike polnud paistnud enam pikka aega ja puhus külm tuul. Kui me võiks alati sõpradeks jääda. Miks ei või? Suvi on juba ammu möödas ja suur sügis käes. Kaugel see talv oma lumetormidega enam on. Mida jänes sellega öelda tahtis, seda karu ei mõistnud. Ta oli vahel üldse pika taipamisega. Tulgu pealegi talv, eks siis paistab, mis saab. Ühel hommikul lendas karu ninale valge lumehelves. Mõmmik jäi seda huviga vaatama. Varsti oli terve õhk lumehelbeid täis. metsa alla lund utistama. Peaks vist ennast kerra tõmbama, siis ma saan enda nina soojaks. Oi, külmaks hakkab minema, tuleb valmistada, et talve üle elada. Külla koos Mina talve
eriti jõulude ajal ollakse metsloomade vastu väga lahked ja tuuakse kapsaid porgandeid, mis mulle väga maitsevad. Ega sel talvel pole häda midagi, ongi parem jälgi ajada. Jänes, miks sa nii kurb oled? Kas sa ei rõõmusta talve üle? Ei, mu sõber läheb varsti talveunne. Tõsi, kalur magavad talvel ning neil on rahulik ja pikk uni. Peaksid ka proovima kosutama. Ei, ma ei kujutaks ettegi, et peaks nii kaua põõnama. Kas niiviisi igav ei hakka? Ei hakka, mõnikord on ühesega mett ja mesilasi. Mul on praegu pisut unine. Kahju, kas ma pean siis terve pika talve üksi veetma? Ma olen ju olemas, aga ma lihtsalt magan. Küll me koos toredaid mänge välja mõtleme. Teil tundub väga põnev talv olema. Peaks ju vist ka enda talveune ära jätma. Sillik Jänes, on sul väga hea mõte. Jänese meelest polnud see kaugeltki üks ja seesama. Kas te... Oota. Mõtle, mida me kevadel tegema hakkame koos. Jänesel oli aga teine plaan, sõbra mõtet talveunelt eemale peletada. Jänes palus kõik metsloomad endale appi karu tegevuses hoidmiseks, et mesikäpal uni peale ei tuleks.
pressinud välja ja jänes pidi alla andma. Nad jätsid hüvasti, kuid enne lahkumist pidi Karu andma lubadused, et järgmisel hommikul nad kindlasti jälle kohtuvad. Esimese advendi hommikul kogunesid metsaelanikud ümber laane kõige suurema kuuse ja asusid seda üksmeelel ehtima. Lõpuks ometi midagi, mis mu sõbral une silmis peletaks. Tule Karu, vaata. Meie ehtisime kuuses ambla tükkidega. Mina tulin seede mingi kuuse peale. Varsti tuleb terve metsarahvas siia pidutsema ja kinke jagama. See saab olema imetore päev. Ma armastan jõule üle kõige. Teate, mille üle mul kõige parem meel on? Mille? Selle, et Karu oda. Selle, võib-olla selle une üle. Ei, hoopis selle üle, et Karu saab veeta talve koos meiega. Karu vaatas jõulus ära ja surus vägisi uut haigutust alla. Tal oli kahju oma sõbrale pettumust valmistada, kuid lõpuks tundis ta, et ei suuda enam hetki unega võidelda. Me oleme kevadel. Ma ei saa midagi parandada, ma olen lihtsalt niimoodi lood. Kikker pühkis näost pisarad ja saatis Karu pika pilguga. Sõber muutus eemaldusest järjest väiksemaks täppiks, mis lõpuks lumehelvest ja valge kardina taha sootuks silmist kadus. Polnud näha midagi muud peale pehme valge lumesaju. Möödusid päevad, neist said nädal. Jänes käis igal hommikul oma sõpra vaatamas, ise salamisi lootes, et ehk on too ärkvel ja tuleb teda naerus või tervitama. Karu koopas kostis vaid ühtlast katsast norida. Ma ei ärka tõesti enne kevadet. Kikker oli väga üksildane. Ta proovis metsloomadega seltsida, aga kellelgi ei olnud tema jaoks aega. Kõiki oli haaranud pühal teene rühm. Lund sadas üha juurde ja peagi oli kogu metsaalune kaetud ühtlase valge lumetäkiga, aga jänest see ei rõõmustanud. Lähen vaatan, mis kuuse juures toimub.
ma enda talveune ära jätsin. Saab jõuludest ka osa. Metsloomad asusid üksteisele kingitusi valmistama. Kuusesisel lumenapil vedeles läbisegi paberirolle kõikvõimalikke paelu ja pooleti pakitud kingitusi. Ega minagi saa oma sõpra kingita jätta, aga mida Karle kingida? Kingi seda, mis on sulle kõige olulisem. Aga mulle on ju kõige olulisem sõprus. Aga see on Karl neegi olemas. Sõprus on tõesti tähtis, aga seda kingisse panna ei saa. Mis siis saab? Pikkar kaalus kaua, kuid korraga ta teadis. Ma tean! Mida sa tead? Ma tean seda minul kinkida! Jänes jooksis koju, tuuseldas natuke aega oma pesas, leidis vara minema, pakkis selle hoolikalt läikiva paberi sisse ja sidus ilusa punase siillindiga kinni. Seejärel jooksis ta üle lumeväljade, et pakik ja karu koopas võtta, valgele puutumata lumele maha paetada. Karu norises endist viisi magada. Häid pühi, kallis sõber. Loodan, et kingitus meeldib sulle. Viimaks oligi käes kauaoodatud jõuluõhtu. Metsaelanikud kogunesid kuuse juurde, lauldi ja loeti luuletusi. Jänes jälgis jõulumelu pisut eemalt. Teiste rõõmu üksipäini pealt vaadata polnud kuigi tore, aga mujale ta minna ka ei tahtnud. Jänes, tule meie sekka. Jah, mis on üksi nuhrutsed? Tule vaata, seltsis ongi segasem. Äkki sa tahad kuusapuu küünlad süüdata? Jänes raputas pead. Siiski oli tal hea meel, et metsloomad teda endi seltsi kutsusid. Ma võin ise põlemat panna. Täpselt sel samal hetkel, kui kuused süttisid jõulurambid, mis pimeda laane sooja valgusega üle võtsid, juhtus midagi ootamatut. Oh, Heedos! Ime lugu! Ei või olla! Lõpuks pööras ka Jänes pead ja vaatas samas suunas. Vaatas ega suutnud oma silmi uskuda. Üle valgete hangede tatsas lähemale keegi armas ja tuttav, kes täitis pikkrva südame südamaid leegitseva soojusega. Karu, sa oled ärkvel! Ärkvel, jah! Häid pühi, kallis sõber! Karu pühkis uneriismed silmist ja hakkas mäest alla taaruma. Häid pühi, karuke! Kuidas ma saan siis magada, kui mu sõber tegi nii toreda kingituse? Kingi, mis kingi? Äratuskell. Äratuskell? Mis selle nii põnevat on? Meil kõigil on äratuskell. Aga minul ei ole.
ma ärkasin, sai teada tähtsast asjast. Milles? Selles, et jõulud on eriline aeg meile olla sõpradega ja perega koos. Me teadsime, et täna on kurb, aga kõigil ei tegutse viis. Tähtsam kui kingitused ja jõulupuu on see, et me üksteisest hoolime. Nõus. Armas Jänes, sa oled alati meie sekka oodatud. Aitäh, Jänes, sulle nii toreda kingituse eest. Jänes ei vastanud midagi. Ta surus nina karu paksu kasukasse ja naeratas. Sõbra lähedus oli talle kõige toredam ja hinnalisem jõulukingitus. Nüüd võivad jõulud tulla. Teeme suure aplausi meie suurepärastele näitlejatele. Aplaus! Väga siiras mõte, mida südames kanda. Jõulupühad on eriline aeg. See on aeg sõprade ja lähedaste jaoks. Siis ei tohiks keegi üksi olla ja kurbust tunda. Ka täna olete leidnud aja, et tulla ja hingega kohal olla. Seega, nagu Jänes ütles, nüüd võivad jõulud tulla. Palumegi 6. klassi ukuleele mängijad meie ette lustaka looga Jõulutšambalaia. Teeme suure aplausi 6. klassi ukuleele mängijatele ja lauljatele. Uhke G-Belli sooviks minagi endale jõuludeks. Järgmisena palume me ette 1. kuni 3. klassi kandlemängijaid looga Pagari piparkook.
suur aplaus kanneldajatele, ajasite kohe piparkoogi isu peale. Järgmisena kuulete klaveripala Entertainer 7. klassi Adele esituses. Suur tänu Adele, see oli tõeliselt ilus kuulmine. Sellel õppeaastal pühiti tantsukingade tolm maha ning loodi 1. kuni 4. klassi tantsuhuvilistest tantsugrupp. Tantsijad said ise valida endale lemmikloo ning selleks oli Karl-Erik Taukari lugu Ookean. On see siis jah või hääletu ei, on aeg teha otsuseid. Ookean, su põhjatusse kardan uppuda. Ookean, ja kallastele lahti lasta saa. Ma olen liiga kaua kalasati vees. Ja oodan selgelt päevast enda sees. Sa justkui ookean, su põhjatusse kardan uppuda. Vist tervel planeedil ei tunne sind keegi, sest peidan maailma eest. Nii võtan neid hetki, kui astud retki, mis saarates saarele teen. Ookean, su põhjatusse kardan uppuda. Ookean, ja kallastele lahti lasta saa. Ma olen olnud liiga kaua kalasati vees. Ja olen selge
teeme suure aplausi tublidele tantsupiigadele. Viisite meid kõiki mõtetes korraks sooja päikese ja ookeani äärde. Järgmisena palume esinema teise klassi Ronja klaveripalaga Kahe karu valss. Suur tänu, Ronja, kohe sündib pianist. Nüüd aga palume meie ette plokkflöödi mängijad ja laululapsed lauluga Ootsin pühi. Tegemist on regilauluga, seega palume kõigil kaasa laulda. Suur aplaus meie esinejatele. See oli väga kaasahaarev etteaste. Teises klassis õpib mitmeid andekaid pianiste. Palume meie ette tulla Martal, kes esitab loo Meeril oli talleke.
Martale aplausi ilusa esinemise eest. Nüüd aga astuvad teie ette 5. kuni 9. klassi tantsutšikid, kes on koos tantsinud vaid mõned kuud tantsuga Unustades sind. Vau, tüdrukud, millised trikid ja milline energia. Teeme neile suure aplausi. Järgmisena esineb teile Mudilaskoor lauluga Käes on talv.
suur aplaus vahvatele mudilastele, tõeliselt talvehõnguline etteaste. Nüüd aga esinevad kõik algklasside õpilased luistaka lauluga Päkapikk olen. No oli see vast vahva lugu, suur aplaus meie päkapikkudele. Jätkame talveteemalise looga ja palume esinema lastekoori lauluga Talve Võlumaa.
sellel aastal on tõesti ümberringi talvepõlumaa ja siin lumises Uhtnas kooliperega koos olles on jõulutunne kohe eriti tugev. Meie kontserdi lõpetab lastekoor lauluga Ilmapuu. Suur tänu, tüdrukad. See oli imeilus. Ma palun kõikidel esinejatel tulla uuesti meie ette, et teha teile üks suur aplaus.
suur tänu kõikidele esinejatele. Suur tänu kõikidele nende juhendajatele ja peredele. Lõpetame kontserdi lauluga Aisakeel, mida palume kõigil kaasa laulda. Toolidelt leiate laulusõnad. Imelist jõuluaega kõigile.